kas ma külma duši teen näiteks või küsimus. Mina ei tee külma duši ja mina ei tee külma duši sellepärast, et need korrad, kui ma seda proovisin 2 perioodil elust, 3 nädalat, jäin ma mõlemal korral haigeks ja täna on siis avastatud seda, et inimesed, kes nagu mina on oma närvisüsteemilt suurema osa aja võitle-põgene režiimis, et kehal on ohutunne, nad ei tohi teha külma duši sellepärast, et see tekitab ohutunnet veelgi rohkem juurde. Need inimesed vajavad rohkem sooja duši. Aga kui sa oled taaskord nagu reguleeritud ajuga, normaalselt toimiv, siis see on huvitav, et nende inimeste jaoks oma keha ajutiselt ohutundesse viimine, mida see külm dušš tekitab suuremat valvsust ja ressurssi. Et võt siit tuleb, miks nagu ma olen nagu täna nii ettevaatlik üleüldiste soovitustega. Ja samas nii oluline, et kes iganes midagi soovitab, mina seal hulgas, nagu võtta endale see vastutus, et ilmselt on midagi, mida ma selle juures ei tea ja otsida kogu aeg edasi, nagu seda jutumärkides tõde.